Eestil anti laupäeval tormihoiatus ja lubati tormituulte kiirust kuni 33 meetrit sekundis. Torm on juba murdnud palju puid, mis on tekitanud hulgaliselt elektririkkeid Eesti suursaartel, Põhja- ja Kesk-Eestis ning hetkel on elektrita pea 8700 klienti. Ka päästjatel on käed-jalad tööd täis. Kella 3 seisuga on meil üle 600 väljakutse kokku olnud ja neist 514 on siis seotud tormiga ühel või teisel kujul. Et valdavalt on see olnud siis teedele ja tänavatele murdunud puud, aga ka erinevaid sündmusi, kus siis tuul on sasinud hooneid, võtnud kaasa mõnel puhul katuse või siis erinevaid fassaadi osasid. Et üks neist suurematest oli siis eile õhtul Kärdlas, aga täna siin ka Tallinnas ringi sõites on päris mitmes kohas näha, et katuseplekke vedeleb keset teed maas. Oli ka 8 tulekahju, neist 6 sai alguse siis sellest, et elektriliinid olid murdunud ja süütanud siis lokaalselt liinide ümbruse põlema. Aga 2 juhul tuli meil reageerida Saaremaal ka sündmusele, kus inimesed arvasid, et sellise ilmaga on mõistlik teha suur lõke. Lisaks maha murtud puudele ja Hiiumaa kortermaja katusele lennutas tuul maha ka Stockmanni katuse ja selle vastas oleva kortermaja katusest osa. Tuul lennutas minema lahtiseid esemeid ja 3 korral sõideti teele kukkunud puudele otsa. Kõige enam said tormist räsida Põhja- ja Lääne-Eesti. Põhja-Eestis on sellest 514 sündmusest enam kui 220 olnud ja Lääne-Eestis peaaegu et 200 sündmust siia-sinna. Et kui maakondade lõikes vaadata, siis loomulikult Harjumaa, aga Lääne-Eestis siis põhirõhk langes Saare, Hiiu, Läänemaa, Pärnumaa ja ka Raplamaa, kust tegelikult öösel siin ka veel ju käis lumetorm üle, et tegelikult on teatud piirkondades Eestis ka lumi maha sadanud ööga. Nii et üsna selline kirju ja väljakutsete rohke öö on olnud. Päris palju pahandust tegi torm ka Haabersti linna osas, kus ta murdis ära, vaadake ise, jõulukuusel ladvad. Ja praegu siis elanikud ongi dilemma ees, mida teha, kas asendada see kuusk või siis jätta ta sellisena? Homme ma arvan, et me võtame ühendust Keskkonna- ja Kommunaalametiga, suhtleme erinevate ekspertidega ja siis hakkame otsustama, mis me siis teeme. Siin inimesed juba pakkusid, et jätkata niisama, küll ta kasvab, aga kuna see on ikkagi esinduslik plats ja esinduslik puu meie jaoks, siis me peame mõtlema, kas me niiviisi jätame ta või ikkagi asendame ta uue jõulupuuga. Tormituuled on endiselt päris karmid ja kõiki kahjusid pole täna õhtuks veel võimalik kokku lugeda. Suuremas osas Eestis saab Elektrilevi tormist põhjustatud rikked lahendatud tänase päeva jooksul, Raplamaal esmaspäevaks ja Lääne-Virumaal teisipäeva õhtuks. Karo Hugila Heltermaa praamid hakkasid täna lõunal uuesti sõitma.